Maatriksite kvantmehaanika. Ma usun, et olete kõik lineaaralgebras neid asju õppinud. Teate, mis on maatriks ja mis on maatriksi element. Siis vaatame, kuidas moodi me seome operaatorid vastavusse maatriksitega. Ja seda tehakse selliselt, et võetakse mingi ortonormaalne funktsioonide hulk. Need on tüüpiliselt mingid oma funktsioonid, näiteks vesinikuaatomi orbitaalid sobivad selleks või osake potentsiaali augus oma funktsioonid, mis on siis täielik, sellest mõistest oli meil just äsja ja ka pikemalt üleeile juttu. Siis, kui me võtame sellise integraali, meenutan just äsja oli ka juttu, et see on siis vastava suuruse, ei ole vastava suuruse keskväärtus. See kuju on sama, aga ta võib sisaldada ainult kahte erinevat funktsiooni, näete fi ja fj. Ja siin on ta ka integraalina välja kirjutatud. Ja näete, me saame võtta kõik erinevad i-d ja kõik erinevad j-id läbi. Võtame, et see i on mingi kvantarv, mis tagab ühest pihta, 1, 2, 3, 4 ja nii edasi. Ja me saame kombineerida kõik i-d kõigi j-idega, ehk siis võtta näiteks põhioleku ja esimese ergastatud oleku, põhioleku ja teise ergastatud oleku ja nii edasi. Arvutada sellised integraalid välja. See ei pole tehniliselt väga suur töö loomulikult, aga põhimõtteliselt seal midagi keerulist ei ole. Ja panna nad ühte maatriksisse. Ja selgub, et nendel sellised arvutatud maatriksi on hulk kasutlikke omadusi, mida me kohe järgnevalt vaatleme. Et me saame siis sellele operaatorile vastavad maatriksi elemendid ja nüüd üks oluline sõna, mida meil tuleb edaspidi ka väga palju kasutatud, on baas. Baas või baasifunktsioonid, need on siis mingid konkreetsed funktsioonid, praegu see jutt jääb väga abstraktseks, hiljem ta tuleb meil palju konkreetsemana sisse. Mingid funktsioonid, mis moodustavad täieliku komplekti. Ja siis me saame vastava lineaarse operaatori maatriksi elemendid ja kui me neist koostame maatriksi, siis me saamegi selle operaatorile vastava maatrikskuju või maatriksesinduse või maatriksesituse, kõiki neid termineid olen ma kohanud. Ingliskeelne terminid on siis kas matrix representative või matrix representation. Et siin on ta ka kirjutatud, see on ruutmaatriks, sest meil on kõik baasifunktsioonid kõigiga läbi kombineeritud ja saame sellise maatriksi. Nüüd pahatihti või juhtub, et need baasifunktsioonid, et need ei ole mitte lõplik hulk, vaid lõpmata hulk. Sellisel juhul me peame kahjuks opereerima lõpmatut järku maatriksiga. Reaalselt, kui me läheme hiljem arvuti peale ja miks see kõik hea on, ongi ta hea sellepärast, et maatriksitega saab arvutis mugavalt tehteid teha, siis me loomulikult kasutame lõplikku baasi, siis on sellel maatriksil lõplik suurus vastavalt sellele, kui suur meie baasifunktsioonide hulk on. Nüüd siis selline väga kasulik seos, mida ma olen juba paar korda vihjanud, et tehted operaatoritega ja maatriksitega on samaväärsed, ehk siis me võime kirjutada näiteks mingisuguse operaaatoravaldise, näiteks et operaator R on operaatorite S ja T korrutis ja kui me kasutame sama baasi, moodustame mõlemast operaatorist või kõigist kolmest, siis nende maatrikskuju, siis selgub, et selline vastavus ka kehtib. Seda pole isegi väga raske matemaatiliselt näidata. Meil läheb see operaatorite korrutus sinna avaldise sisse siia keskele ja mõjub siis operaator kõigepealt T pärast S teisele funktsioonile, korrutatakse esimesega, võetakse integraal. Jällegi praktikasse võib olla tohutult mahukas töö. Aga põhimõtteliselt siin midagi keerulist ei ole. Ja selliselt siis sama baasi kasutamisel on meil tehted lineaarsete operaatoritega ja maatriksitega samaväärsed. Öeldakse ka, et operaatorid ja maatriksid on isomorfsed. Me võime
minna sujuvalt üle, leppida kokku, milline on meie baas. Enamasti see on seotud selle füüsikalise süsteemiga, mida me uurime, ja arvutada välja maatriksesituse selles baasis. Ja pärast seda võime juba operaatortehete asemel hakata tegema maatrikstehteid, mida arvutis teha on tunduvalt lihtsam. Et veel kord, need arvud või need A-d on lõpuks on mingid arvud. See on määratud integraal, tal on lõpuks mingi arvväärtus, et see on täiesti selles mõttes tavaline maatriks lõpuks. Oli meil just ka sellest juttu, et suvalise hästi käituva funktsiooni saab avaldada täieliku oma funktsioonide komplekti kaudu lineaarkombinatsioonina. Ja nüüd me teame, et seda täielikku funktsioonide komplekti me nimetame baasiks. Ja kui nad on omavahel ortogonaalsed ja on normaliseeritud ehk kokku ortonormaalsed, mis on tavaline meil kvantmehaaniliste baaside korral. Need samad, ma siin just tõin teile näited, eelmine loeng, eks ju, osake potentsiaali augus, harmooniline oscillaator, vesinikuaatom. Nende oma funktsioonid kõik sobivad ortonormaalseteks baasideks. Ja kui me nüüd paneme iga ühe ette neist funktsioonidest sobiva kaalukoefitsiendi, siis me saame suvalise hästi käituva funktsiooni U selliselt avaldada. See tuli meil siin juba varasemates peatükkides jutuks. Ja meil on antud ka varasemates peatükkides avaldis, kuidas leida neid koefitsiente UI. Selleks tuleb võtta selline integraal, kus me korrutame meie baasifunktsiooni, meid uuritava funktsiooniga ja integreeritakse jällegi üle kogu antud füüsikalise süsteemile asjakohase määramispiirkonna, määramis- või muutumispiirkonna, kumb see õige termin on. Ühesõnaga kõigi võimalike koordinaatide väärtuste. Ja kui me need koefitsiendid, need on siis igale F-ile vastab oma U, need on sama palju, kui suur on meie baas. Kui baas on lõpmatu, muidugi ikka lõpmatu palju. Kui baas on lõplik, on täpselt sama suur, kui baas on. Ja me saame nad panna üksteise alla, moodustada neist veeruvektori ja seda me nimetame selle funktsiooni esinduseks baasis. Nüüd paneme tähele, et me võime maatriksite maailmas, siin on näete juba ka lõplik baas selles valemis kasutusel 11.3. Me võime korrutada maatriksit vektoriga. See on maatriksi korrutamine üheveerulise maatriksiga ja see annab uue üheveerulise maatriksi ehk uue veeruvektori. Tähistame seda kaksisveega ja vastav maatriksavaldis on A korda U võrdub 2V. Need on siis maatriksvektor ja vektor. Ja selgub, et täpselt samuti isomorfsuse omadus meid siin aitab, kui see 2V on mingisuguse teise funktsiooni väike 2V esindus samas baasis, siis see tehe on samaväärne sellega, et me mõjusime operaatoriga A funktsioonile U ja saime uue funktsiooni 2V. Ehk näete, see avaldis on täpselt sama kujuga, ainult et siin on meil maatriksid ja vektorid, siin on meil operaatorid ja funktsioonid. Ehk siis operaatorile vastab maatriks, funktsioonile vastab vektor. Mitte muidugi suvaline maatriks ja mitte muidugi suvaline vektor, vaid väga konkreetsed maatriksid ja väga konkreetsed vektorid ja need peavad kõik olema arvutatud ühest ja samast baasist lähtudes ja baas omakorda on enamasti dikteeritud sellega, millist füüsikalist objekti me käsitleme. Ja põhimõtteliselt me saame kogu kvantmehaanika üles kirjutada maatrikskujul. See kirjapilt on üllatavalt sarnane ja praktikas käib asi enamasti nii, et tuletatakse asju operaator kujul, aga mingil hetkel on vaja hakata seda arvutama ja siis on otstarbekam kasutada maatrikskuju.
ja võetakse need samad avaldised üsna julgelt võib asendada maatriksid operaatoritega, funktsioonid vektoritega ja teha selliselt oma arvutus- või mõttekäiku edasi. Täpselt nii nagu operaatoril on oma funktsioonid ja oma väärtused, nii on maatriksil oma vektorid ja oma väärtused. Ja me opereerime reeglina ruutmaatriksitega siin ja veeruvektoritega ehk arvudega, mis on üksteise alla kirjutatud. Ja lambda on oma väärtus, on skalaarne suurus ehk üks arv. Ja on siis terve matemaatiline väike nurgakene, matemaatiline aparatuur välja töötatud, kuidas niisugust sorti ülesandeid lahendatakse, kui meil on antud maatriks A, siis saab teatud protseduuri läbi tehes otsida sellist vektorit C, mis on tema oma vektor ja vastavat koefitsienti lambda, mis on tema oma väärtus. Mõned kasulikud omadused, kui me korrutame oma vektorit mingi konstandiga, siis oma väärtus sellest ei muutu, lambda sellest ei muutu, sest me korrutame selle sama k-ga läbi selle võrrandi nii vasaku kui parema poole, k taanduks välja. Ja see võimaldab meil kasutada selliseid koefitsiente C, et nende ruutude summa oleks 1. Me võime algul leida mingi muu koefitsiendi vektori C, siis arvutada selle ruutude summa välja, sellega läbi jagada kõik C liikmed, sellega ruut juurest või midagi sellist. Ja me vaidame oma vektori elemendid selliselt, et nende ruutude summa oleks 1. Ja kui on selline tehe ära tehtud, siis öeldakse, et see veeruvektor on normaliseeritud. Täpselt nagu meil olid lainefunktsioonid normaliseeritud, samamoodi me saame oma veeruvektoreid normaliseerida. Edasi, kui meil on antud 2 pikkusega n veeruvektorid V ja C, siis me ütleme, et nad on ortogonaalsed sellisel juhul, kui nende vektorite skalaarkorrutis on 0. Siin on terve kompleksarvulisel juhul ära toodud. Need võivad olla muideks nii maatriksis kui vektoris kompleksarvud. Seda vist pole seni otsesõnu maininud, aga nii see on. Kui nende siis elementide paarikaupa korrutiste summa on 0, see on vektorite skalaarkorrutise definitsioon, siis me ütleme, et need vektorid on ortogonaalsed ja kui nad on näiteks 3-liikmelised 3 arvust koosnevad vektorid, n on 3, siis nad oleksid luumis omavahel risti 90 kraadi all. Et see on sellele vastav nii-öelda füüsikaline või selline geomeetriline taust. Edasi maatriksite videos tõin sisse terve hulga termineid. Kõigepealt meil on võimalik, et meil on selline maatriks nagu hermiitiline maatriks, mis muideks vastab hermiitilisele operaatorile, nagu võib arvata. Ja sellisel juhul meil ühel ja teisel pool peadiagonaali on teineteise kaaskompleks arvud. Edasi meil võib olla ortogonaalne maatriks, see on selline üsna harva esinev, või võib-olla mitte nii harva selles mõttes, et seda kasutatakse hästi palju, aga sellise omapärase omadusega maatriks, kus maatriksi pöördmaatriks on võrdne tema transpositsiooniga. Edasi me defineerisime siia videos unitaarse maatriksi, mille pöördmaatriks võrdub tema kaasmaatriksiga. Kaasmaatriksi me saime, kui me transponeerisime ja võtsime samal ajal igast elemendist kaaskompleksarvu. Ja kui meil ei ole kompleksarv, kui kõik asjad on reaalarvud, siis unitaarmaatriksi ja ortogonaalse maatriksi mõisted kattuvad. Sellepärast, et see kaasmaatriksi tegemine on lihtsalt transponeerimine. Unitaarse maatriksil on see kasulik omadus, et tema kaasmaatriks siis korrutatuna algse maatriksiga on ühikmaatriks
ja vastavate liikmete, see on tegelikult maatriksi korrutise definitsioon, jah, see on siis summa KI ja KJ elementide paari kaupa korrutistest on Kroonekeri delta. Kroonekeri delta, mäletate, oli selline matemaatiline vidin, mis annab ühe juhul, kui I ja J on omavahel võrdsed ja nulli kõigil muudel juhtudel. Nüüd, kuidasmoodi koostada unitaalset maatriksit, selgub, et selleks on väga praktiline viis olemas. Me vaatleme unitaalse maatriksi veerge kui veeruvektoreid ja need on omavahel ortonormaalsed. Selline on unitaalse maatriksi selline iseloomulik tunnus. Ja täpselt sama omadusega on hermiitilise maatriksi oma vektorid. Siin on veel juttu võrdsetest omaväärtustest, selle hetke kõrvale. Ja me saame moodustada ortogonaalse maatriksi selliselt, et me võtame hermiitilise maatriksi, leiame tema oma vektorid, normaliseerime need ära ja paneme nad veergudena kõrvuti uude maatriksisse ja see uus maatriks ongi meil kohe ortogonaalne maatriks. Seda seost me kasutame edaspidi siin tuletuskäikudes. See oli nüüd terminite virvarr. Need on kõik terminid, mida me edaspidi palju kasutame. Nad on alguses väga abstraktsed, anname neile palju konkreetsema sisu siin juba võib-olla lähema paari-kolme peatüki jooksul. Ja see on tegelikult see, mismoodi kvantkeemiaprogrammid arvutavad. Nad kasutavad just nimelt kõiki neid samu mõisteid, kõiki neid maatriksite tüüpe või liike. Et võtke pliiats ja paber, võtke need slaidid ette ja püüdke joonistada omale võib-olla mõni veeruvektor kuhugi ja pange nad kõrvuti ja vaadake, kuidas see tuleb. Ma usun, et sellest kõigest on kindlasti ka eraldi videoid, kui te tahate ingliskeelsetesse matemaatika või algebra videotesse süveneda, siis ma usun, et neid on YouTube'is arvatavasti kümnete kaupa ja samuti võib-olla ka väga häid veebilehti. Ma ei ole spetsiaalselt otsinud. Need on asjad, mida üldiselt on hea teada. Seda enam, et siin on otsene paralleel, te võite proovida kõrvale vaadata ka, mida see operaatorite maailmas ja funktsioonide maailmas tähendaks. Nüüd, üks tegevus, mida me kvantkeemia programmidel enda eest tegelikult teha laseme, me käsitsi seda tänapäeval ei tee, kannab nimetust maatriksi diagonaliseerimine. Vaatleme siis uuesti omaväärtusülesannet, HC võrdub, aga nüüd enne oli meil siin lambda, et see nüüd on nad pandud kirja selliselt, et olgu hetkes see kaksis lihtsalt veel oma väärtus, jah? Nii, ja me lahendame selle, selleks on algoritmid olemas, arvuti teeb ära, leiab selle oma väärtuse ja oma vektori ja ta ei leia mitte ühte, vaid ta leiab tegelikult nii mitu oma väärtust, kui suur on selle maatriksi järk. Kui meil on 3x3 maatriks, siis sellel on üldiselt 3 oma väärtust ja 3 oma vektorit. Tähistame nad suur kaksis V, esimene, teine, kolmas ja nii edasi. Ja vastavad oma vektorid, vaid siin läks natukene juba õpikul ka ilmselt indeksitest jäi puudu, sest meil on juba üla- ja alaindeksid igasuguste muude funktsioonidega hõivatud nii-öelda. Et see sulgudes olev number tähendab lihtsalt järjekorda numbrit, põhimõtteliselt täpselt sama ülesanne nagu nendel suurtel kaksil alaindeksitel. Sest et meil läheb ülaindeksid vaja veel ka astendamiseks ja alaindeksid läheb ka kohe muuks vaja. Et siis on selliselt tähistatud, et siis hiindamas oma vektor, kui me mõjume tema peale operaatoriga, vaid korrutame maatriksid temaga, siis me saame tagasi selle sama hiindama oma vektori korrutatuna hiindama oma väärtusega. Ja I hakkab meil siis lihtsalt praktiliselt pihta ühest.
Nüüd me võime teha täpselt selle, mida me äsja kirjeldasime, nimelt need oma vektorid panna kõrvuti veergudena. Aha, ta ei lase mul highlightida ühte veergu. Aga kujutate ette, meil on esimene oma vektor, näete, ja nüüd on tal esimene, teine kuni endamas element, sellepärast läbi alaindeksid ka vaja. Et siis esimese oma vektori elemendid on meil siin üksteise all, teise oma vektori elemendid on meil siin üksteise all, kuni enindama oma vektorini, mille elemendid on siin üksteise all, ja on täpselt n tükki. N oli veel siis selle hash-maatriksi järk. Oma väärtustega me teeme sellise asja, et me paneme nad ühe suure maatriksi diagonaalile ja täidame ülejäänud maatriksi nullidega. Selliselt me saame ka ruutmaatriksi, mis on tegelikult diagonaalmaatriks, mujal peale diagonaali ei ole. Ja nüüd selle asemel, et kirjutada n eraldi võrrandit, me saame kirjutada ühe ühise maatriksvõrrandi. H korda C peab võrduma C korda 2V. Ehk me saame selle oma väärtusülesande, millel on n lahendit, kirjutada ümber üheks oma väärtusülesandeks, millel on üks lahend. Aga kui siin oli meil vektor, siis nüüd on meil siin maatriks ja 2V on diagonaalmaatriks. Oleme ühe ühtse maatriksvõrrandi nende jaoks kirja pannud. Ja nüüd me püüame seda lahendada. Vaatame, kuidas moodi see käib. Selleks me korrutame, kui me korrutame maatrikseid või maatriksavaldisi, siis tuleb alati öelda, kas me korrutame vasakult poolt või paremalt poolt. Sellepärast, et korrutamine üldjuhul ei ole kommutatiivne, järjekord on oluline. Korrutame vasakult poolt. Vaatame, mis me saame selle võrdusmärgi ees oleva osa ette tekib lihtsalt C-1. H korda C meil siin juba oli. Aga paremale meil tekib siia C ette ka C pöördmaatriks ja teatavasti, kui me pöördmaatriksi korrutame maatriks, me saame ühikmaatriksi. Ehk siin me kaob ära C pöörd korda C ja jääb järele ainult 2V maatriks. Saame siis sellise avaldise, et C pöördmaatriks korda H korda C võrdub 2V-ga, meenutan, et 2V oli oma väärtuste diagonaalmaatriks. Nüüd meie hash-maatriks, edaspidi näeme, et see on meie Hamiltoniani maatriks esitus. Ta on hermiitiline ja see omakorda toob kaasa selle, et C on hermiitiline, et me saame selle pöördväärtuse võtmise asendada kaaskompleks transponeerimise ehk siis kaasmaatriksi moodustamisega. Ja muidu pöördmaatriksi leidmine on suhteliselt arvutusmahukas ülesanne, siis transponeerimine on tunduvalt lihtsam ja vähem mahukas tegevus. Edasi praktikas tuleb ette veel lihtsam juhtum. Tuleb ette see, et see hash on lisaks sellele, et hermiitiline on ta ka reaalarvuline. Meil ei ole kompleksarvud siin mängus. Ja sellisel juhul on tegemist sümmeetrilise maatriksiga ja C ja 2V tulevad sel juhul ka kenasti reaalarvulised ja ta, mis see oligi see termin, see oli unitaarse maatriksi kaasmaatriks ja siis meil nüüd ta läheb meil ortogonaalseks maatriksiks, see on siis reaalarvuline unitaarne maatriks. Ja tema pöördmaatriks on lihtsalt tema transpositsioon. Ja nüüd meil taandub meie omaväärtusülesanne, et meil oli siin omaväärtusülesanne, H korda C võrdub C korda 2V, taandub meil praktikas sellele kujule, et C transpositsioon korda H korda C võrdub 2V-ga, kus juures meie hash-maatriks on reaalarvuline ja sümmeetriline. Kuna tegemist on operaatorite ja vektorite maatriksesitustega, siis see on tegelikult nüüd maatriks ekvivalent
operaator kujul keskväärtuse arvutusvalemiga. Tuletame meelde, et keskväärtus on oodatav väärtus, on omaväärtus. Kaksis V sisaldab meil selle maatriksi omaväärtusi. Siin on mul nüüd B-operaator toodud, siin on ütleme siis hash-operaator, aga see analoogia on see, et meil on siinkohal korrutatud oma funktsioonide maatriks esitustest moodustatud maatriks C, tema pöördmaatriks, mis vastab, näete, lainefunktsiooni kaaskompleksile siin avaldises. Edasi on meil meie operaatori maatriks esitus, siin on meil hash maatriks, siin on meil B-operaator, aga nad on funktsionaalselt nii-öelda samas rollis nendes valemites. Siin on meil oma funktsioonide vastavad vektorid, siin on meil meie oma funktsioon ja siin on meil keskväärtus, siin on meil omaväärtuste maatriks. Et tegelikult need kaks avaldist on teineteisele vastavad. See alumine on siis operaator kujul 6,3 ja see 11,17 on maatriks kujul. See on meie omaväärtus ülesanne, see, mida me seni operaatorina lahendasime või püüdsime lahendada, on sellele vastav maatriks esitus 11,7. Mida selle lahendamine praktikas tähendab? Tähendab seda, et me otsime ühte unitaarset maatriksit C, mis oleks selline, et kui me arvutame välja avaldise, C-transpositsioon H korda C, see peab olema diagonaalmaatriks. Näete, see kaksis V on diagonaalmaatriks, sisaldab ainult oma väärtuse diagonaali peal. Ja igasuguste suvaliste C-de, kui me võiksime võtta ju mingi suvalise C ja arvutada selle avaldise välja, me vaati korrutada kolme maatriksit omavahel, sellest ei ole nagu eriti midagi. Aga me otsime sellist C-d, et selle korrutustehte tulemus oleks diagonaalmaatriks. Ja kui me oleme selle otsingu edukalt läbi viinud, siis me saame maatriksid kaksis V, mille diagonaalelemendid on oma väärtused ja me saame selle maatriksid C, mille viirud on ortonormaalsed oma vektorid. Ja sellist otsingut, et see otsimist nimetatakse maatriksi diagonaliseerimiseks. See oli meil selle alapeatüki pealkiri siin. Nüüd me jõuame selleni, et kui meil on antud üks maatriks hash, siis arvuti teeb teatava algoritmi läbi, see ei ole päris triviaalne, ta otsib, ta teeb teatavaid tehteid, see on süstemaatiline tegevus. Ja leitakse selline maatriks, et C, need algoritme on vaja mitte ainult kvantfüüsikas, neid on vaja mitmel pool erinevates füüsika ja matemaatika harudes, need algoritme on hästi uuritud ja hästi optimaalselt kirjutatud, sest et tuleb teha palju kordi ja kvantkeemia programmides on need diagonaliseerimise plokid alati ka muuhulgas sees. Et diagonaliseerimine kui nähtus on, ütleme, tehnilises mõttes üks kahest, teist räägime edaspidi, üks kahest mahukast asjast, millega kvantkeemia programm üldse tegeleb. Et nii väga suurusjärgu tasemel võib öelda, et pool ajast tegeleb kvantkeemia programm diagonaliseerimisega. Ehk selle C-maatriksi otsimisega. Nõnda, aga siin on mul veel üks eraldi slaid, mis läheb ka otsapidi maatriksite teema alla. Nimelt lineaarvõrrandite süsteemid. See on tüüpiline maatriks algebra ülesanne, mida lahendatakse. Kui meil on antud mingisugused võrrandid ja tundmatud, me otsime X-e ja antud on A-d. Ja korrutame X1 mingi esimese A1-1-ga, X2 A1-2-ga ja nii edasi. Saame sellise lineaarkombinatsiooni ja selle väärtus on B. A-d ja B on antud, X-e me otsime. Ja meil on N sellist võrrandit ja võib-olla te olete õppinud kusagil lineaaralgebras Krameri reeglit.
või Gaussi elimineerimist. Põhimõtteliselt avaldate ühe neist teise kaudu, teise kolmanda kaudu ja nii edasi, kuni lõpuks saate sellest ainult ühe otsitavaga süsteemi. On võimalik üks otsitav leida ja siis keete uuesti tagasi lahti selle, leiate teise otsitava, kolmanda otsitava ja nii edasi. Need on jällegi kenasti tänapäeval algoritmide kujul olemas ja leitavad siis erinevate arvutiprogrammidega. Ma ei väikselt Excelil äkki on olemas lineaarprogrammi lahendamine. Jah, te võite tegelikult võtta Bird Matrixis on Matrix avaldis, on A korda X võrdub B Matrix avaldise ja vektori kujul. Ja Bird Matrixit oskab kindlasti Excel leida. Nüüd meil on see erijuht, et siin paremal pool need B-d, mis ei sisalda X-e, eks ju, need on need vaba liikmed. Kui need on kõik nullid, siis me nimetame seda homogeenseks võrrandisüsteemiks. Siin on alati triviaalne lahend. Triviaalne lahend on see, et kõik X-id on ka nullid, eks ju, siis on meil mis iganes arv korda 0 pluss teine arv korda 0 ja nii edasi kokku võrdub 0. See meid reeglina ei huvita, aga meid huvitab teine juhtum, et oleks veel mingi lahend, sellised X-id, kus tuleks ka välja, et paremal on nullid. Ja selgub, et sellisel süsteemil on täpselt ühel juhtumil lahend, see on see matemaatikas kasutatav siis ja ainult siis. Nimelt selleks peab nendest A-dest moodustatav determinant pöörduma nulliga. Determinandi video oli mul eraldi, üks varem tehtud video, kus ma seda mõistet ka käsitlesin ja meil tuleb seda ka edaspidi tarvis. Et kui see determinant parasjagu võrdub nulliga, siis leitub nullist erinevate X-idega ehk mitte triviaalne lahend. Ja saab samal viisil leida nagu mittehomogeensel juhtumil. Ja seda ka tegelikult, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis maatriksi pööramise või diagonaliseerimise või koguni mõlema algoritmi ühe osana saab ka seda sorti asju esitada ja rakendada. Näevad mingid kavalamad algoritmid, sest on vaja tehete arvu minimeerida, aga põhimõtteliselt need on omavahel seotud. Meil tuleb seda teadmist tarvis siin ühes järgnevas peatükis.